Tervis, mina olen Illar Kohvinavalt ja täna ma tahaks teha kokkuvõtet ka nendest väljaannetest, kuhu mina kirjutan ja kus minu artiklid, intervjuusid avaldatakse. Need on iganädalaselt ajaleht Nelli Teataja ja ajakirjad Saatussaladused, Müstilised lood ja ka Lemmik. Aga täna, 18. mail, ma tutvustaksin värsket ajalehte Nelli Teataja ja ka maikuu numbrid Müstilised lood ja Saatussaladused ja vaatame neid lähemalt. Nii, see on siis maikuu ajakiri Saatussaladused ja siin teen lahti selle koha, kus on minu intervjuu sees. Nii, selles on intervjuu Riho Rõõmusega, kes on Tallinna Lauluväljaku direktor. Tippjuht Riho Rõõmus on vahel mõelnud, kas ma tõesti tajun asju ette või tundub nii alles tagantjärgi vaadates. Riho Rõõmus tunnistab, tarkus käib juba uudishimust üle. Siin on väga toredad vastused minu küsimustele ja pilt ongi olemas siin. Nii et sisukas intervjuu ajakirjas, maikuu ajakirjas Saatussaladused Riho Rõõmusega, nii et soovitan lugeda. Nii, siis ma võtaks maikuu Müstilised lood. Nii, jälle tutvustan teile oma intervjuud ja siin on mul intervjuu Tallinna Televisiooni reporteriga Üllar Luubiga ja räägime hauatagusest elust, et Üllar Luup hauatagust elu ei usu. Nii et kellel nagu selline müstika nagu meeldib, et see siis võiks nagu jälle soetada ja osta omale ajakirja Müstilised lood. Nii, ja siis vaatame üle ka värske ajalehe Nelli Teataja, 18. mai. Nii et üks minu lugu on pandud isegi see esikaanel, et kohvid, mille külalised on jommis juba vara hommikul. Nii, avame siit usutluse ja usutluse ehk intervjuu on mul jälle Märtl Lodesega, kes on ansamblis Ellad Velled, sõnaga ansambel Ellad Velled tähistab 15. tegevusaastat ja siis Märtl Lodes, kesega siis on juttu Elladest Velledest sõnaga. Nii et see on värske intervjuu, mille ma alles hiljuti sain. Nii, siis edasi kuna 11. ja 12. mail olid Toidupanga toidukogumiskampaania päevad, sõnaga siis mina osalesin neis ka ja siin siis 7. leheküljel ma teengi juttu sõnaga sellest, et kuidas kogumispäevad läksid. Kogumispäevad läksid hästi ja sõnaga, aga kõige rohkem mind vihastas välja see, et mispärast meedia nii ükskõikne, et siis kui on mingisugune Igor Mankil nii-öelda käsi püksis mõne naisel, et siis on iga päev on sellel teemal nagu jutt, aga kui sa annad nagu infot selle kohta, et kui millises kauplust ma toitu korjan, et see oli nagu siis nende jaoks mitte midagi, seda nad ei avalda sõnaga, et küll ma siis andsin Õhtulehele teada ja Sten Koolmanil on pidevalt sõnumid teada, et nad mingit lugu Õhtulehel teeks, aga siiamaani ainult vaatab lood üle ja mitte midagi teinud ei ole, nii et tühi mula ja möla on seal Õhtulehes jätkuvalt. Aga see on juba Õhtulehe probleem. Nii, ja siis järgmine uudis, mis on tänase Nelli Teataja veerkordel minult, on see, et Lauluga maale saate asemel on ETV suve ringvaade. Ja ma saatsin Eesti Televisiooni peatoimetajale Marje Tõemäele küsimuse, et kas sel suvel ka saade Lauluga maale Eesti Televisiooni ekraanil tuleb ja siis ta ütles, et kahjuks ei tule, et selle asemel teevad suve ringvaadet. Nojah, mis parata, seda nii ei ole. Nii, ja siis lehekülje number 9 on siis minult lugu selle kohta, et kohviku Suku käib pidu hommikust alates. Ühesõnaga, et 12. mail ehk siis eelmisel laupäeval, kui ma Pärnust toidukogumiskampaania päeval käisin, et mul oli hommikul aega käia Pärnumaal ringi natuke Tallinna maantee piirkonnas ja kuna ma olin kuulnud pidevalt sellest Uku kohvikust, et ma mõtlesin, ma siis teen ka tiiru ise ära, et käisin Uku kohvikus ära, et vaatan, milline tas välja näeb ja kas selles kundasid ka on ja nii kui ma sinna Uku kohviku
piirkonda sattusin, oli juba kohe siuke kisa ja kära juba väljast kuulda, nii et noored seal juba kisasid ja igas jookitopsid olid käes ja hõiskasid ja ma sisse astusin, siis kõlas kõva või valimuusika, sõnaga siis noored seal amelesid ja musitasid ja mida iganes, et siuksed purjus seltskond oli juba kohal, kuigi kell ei olnud vist veel nii palju, et poest nagu midagi kätte veel saab, et tekib küsimus, et kuidas siis Uku kohvikul antakse see eriluba, sõnaga, et alkoholi saavad juba varem müüa, kui tavaliselt poed enne kella 10 ei või müüa, et minu asi see küll pole, aga ta tekitab sealt küsimuse. Sel teemal on siis Nelli Teatajas minult üks artikkel. Ja loomulikult on Nelli Teataja nii huvitav leht, et siin on erinevaid artikleid palju, nii et soovitan kõigile Nelli Teatajat lugeda. Ja Nelli Teataja, mis ta hind ongi. Ta maksab kõigest 1,60, nii et kuna leht on ikka põnevade sisuga, siis see 1,60 ei tohiks kallis nagu olla, ja see Nelli Teataja on ainuke ajaleht, mis mul ise tellitud on, mis mul iga nädal postkasti käib, et teisi lehti ma ei telli, ei loe. Ja need, kes Illarkohvi lugudest midagi ei arva, nendest lehtedest ka midagi ei arva, nii et Nelli Teataja, saatussaladused, müstilised lood ja ka ajakirja Lemmik. Ja ajakirjas Lemmik peaks juunis olema minult lugu selgeltnägija Toomas Harja Kassiste sõnaga, et ja need juunikuu numbrid nagu ilmuvad siis juba juunikuu alguses. Ja paraku seekord natuke hiljaks sellega, et juunikuus müstilist lugudes minult vist intervjuud ei ole, aga saatussaladused, seal on mul üks või kaks intervjuud koguni, nii et Kaisa Älviniga Tre raadiost on vist esikaane lugu suisa ja siis on kellegiga veel, nii et aga siis neid teemasid vaatame juba järgmises kuus. Nii et minu poolt siis selline ülevaade ajalehes Nelli Teataja ja ajakirjadest saatussaladused ja müstilised lood. Nii et ma soovitan kõigile neid väljaandeid lugeda, kellele pakuvad Illarkohvi intervjuud ja artiklid huvi, et need võivad julgest neid väljaandeid tellida ja lugeda. Et niimoodi ma soovitangi. Mina olen Illarkohv Piinavalt, järgmise korrani.